ees on Eesti tõugu 4-aastane mära Rosanna, kes on sündinud Hiiumaal. Tema aretaja on Tõnu Suuster ja omanik Rael Lohu. Ta põlvneb Rasveliini täkust Ramiro 8949E, ema Eva 3941E, ema isa Elder 706E. Hobuse mõõtmed 4-aastaselt on 143 sentimeetrit turja kõrgus, 182 sentimeetrit ümbermõõtmesa ja 18,0 sentimeetrit ümbermõõtkämblat. Nüüd proovime siis hobust esimest korda Eestis hinnata lineaarselt ja hindame lineaarselt neid tähtsamaid omadusi, mida arutanud. Esimene, kui keha juures hakkame hindama, siis esimene on pea ja üks võimalus on pea juures hinnata lineaarsel skaalal, et kas ta on õilis ja äärmus. Teine äärmus on siis, on ta raske. Miks õilise, et tahame ju, et hobusel oleks esimene asi, et silm, jääb silma kohe pea, et Eesti tõugu hobus ei tohiks väga suur pea olla, aga ka suur pea ei ole, kui on väga head silmad suured, selged, tumedad, kui on head sõõrmed suured, siis ilmekad kõrvad, see juba annab kõik õilisele juurde. Nii et sellel hobusel võib ütelda, et pea võiks olla parema ja niinimetatud õilsama kujuga. Ta on natukene lihtne, silm võiks olla ka natukene suurem. Sõõrmete suurus on hea, natukene võib-olla oleks ka veel raudade vahe, et natukene laiem. Nii et see hobune, kui lineaarses hinnata, siis +3 siis sellel ja plusspoole läheb suuremaks ja raskemaks pea, siis selle pea võiks olla näiteks hinnatud +1. Alati hinnatakse lineaarsest skaalast, kas igal tõul on erinevad, kas -3-st +3-ni, aga kui me niimoodi võtame sellist skaala, siis +1, et ta on suuremapoolne. Järgmine omadus või mida eraldi hindame keha juures on kindlasti kaela pikkus ja kaela pikkus ka, et kas ta on lühikene, üks äärmus ja teine on pikk, siis sellel hobusel on see kaela pikkus kindlasti keskmine, ta ei ole lühike ega ja siin võib jätta nagu punktiks 0. Et on. Järgmine on hobuse turi, tema pikkus, kas ta on pikk, lühike turi, siis sellel hobusel kindlasti see turja pikkus on hea, hästi joonistab seljale, pikkusega, et ta on kindlasti +1 või +2 näiteks, me täpselt ei ole skeemi veel tööd. Nüüd turja kõrgus, kas on madal turi ja on ta kas madal või kõrge turi. Järg ja äärmuses, sellel on tegelikult keskmine turi, ta ei ole väga madal turi, aga ta ei ole ka kõrge turi. Nii et Eesti hobuse kohta päris. Järgmine on abaluu, kas ta abaluu on, õlg on püstine või
längus. Noh, tänapäeval tahame muidugi rohkem längus ja sellel hobusel tuleb, kui võtame jälle selle skaala järgi, et ta on püstisel. Järgmine on niin selja pikkus või selg, kas ta on nõgusa seljaga või kumera seljaga või on sirge seljaga. Siis sellel hobusel hästi õrnalt võib-olla nõgus selg, nii et see on -1. Järgmine omadus, mida me vaatame, on nimme peab olema, kas on lühike nimm, soovitan lühike nimme ja ta ei tohiks olla nõgusega kumer, vaid sirge nimme. Sellel hobusel õrnalt nõgus on, aga pikkus on just õige ja seda näeme ka, tühimik on sellel hobusel väike. Nii, nüüd laudjat vaatame. Esiteks, esimene tunnus laudja pikkus. Siis sellel hobusel on keskmine pikkus. Jälle lineaarses skaalas näiteks võib-olla laudja laiust ei ole nii tähtis vaadata, et seda me täna ei arvuta, aga nüüd kas on laudja kuju on küll tähtis, et kas ta on horisontaalne laudjas või on ta luipu laudjas, need on 2 äärmust, aga keskmine on just libajas laudjas, et sellel hobusel on väga hea libajas laudjas ja hästi lihas. Järgmised keha on hinnatud, nüüd nende kõikide punktide summas on võimalik võtta ka siis selle keha kohta see üldhinnang välja. Et see hobune on kindlasti, kui me vanat skeemi hakkame või kasutame, siis ta läheb, selle hobuse kehaehitus läheb, noh, ta võib 7 kindlalt olla, võib ka juba 7,5 peale läheb minna. Järgmine on nüüd jalgade hinnang eraldi. Kõigepealt vaatame hobune, kas on hobune kõrgejalgne või madalajalgne, siis sellel hobusel seda hinnatakse rinna sügavuse ja jala pikkuse järgi või jala kõrguse järgi, kuidas on õige, et keskmine Eesti tõuguhobune on see, kui on jala pikkus võrdne rinna sügavusega. Nii et sellel hobusel on kindlasti see võrdne, nii et skaala järgi jääb 0. Nüüd järgmine on jalgade seis, kas on nüüd taatsine seis, esijalgade seis taatsine või on eetsine seis, nii et või on sirge, tähendab keskmine 0 on siis sirge seis, sellel hobusel kindlasti see seis on sirge, ei ole. Järgmine jalgade juures kindlasti peame vaatama seisu, kas ta on kitsas seis või lai seis. Näete, sellel hobusel on kindlasti juba lineaarses skaalas kaldub laiema seisu poole, et kui maksimaalne lai, ega see kõige parem ei ole, aga tähendab, selle hobusele mahub 2 kabjajälge sinna jalgade seisu vahele, et sellel on kindlasti juba lai seis, võib ütelda pluss-2. Järgmine asi, mida me vaatame hobustele, on kindlasti tuleb Eesti hobusel vaadata kabja suurus, kas ta on väike kabi või suur kabi jälle vahel. Nii et sellel hobusel on keskmine kabi, väga hea kabi. Ja mida me hindame nüüd lineaarselt ilmselt Eesti hobusel tõuga, vaatame see kabja ja sõrgatsi nurk, et see peaks olema 45 kraadi, et kui nüüd ta on väiksem kui 45 kraadi, siis ta on juba pehme sõrgats ja kui on suurem kui 45, siis on ta juba
püstine sõrgas. Nii et selle lineaarses skaalas ka punktid paneme selle järgi. Kui on väga püstine näiteks seis, siis tal tuleb panna kas +3 või -3. No seda peame omavahel veel arutama, et kuidas täpselt see jääb, aga sellel hobusel on 45 kraadi. Üks hinnatav tunnus kindlasti on liigesed. Nii esijalgadel kui tagajalgadel võrdselt, et liigesed Eesti hobusel peavad olema igatpidi pikad, kuivad ja ka natuke laiemad, et ei tohi olla tikkjalg. Tagajalgade juures see seis, kas on lai või kitsas seis. Ja teine asi, mis tagajalgadel tuleb hinnata nüüd jälle neid õigeid nurki või kas ta on saabeljalgne või tagant on püstine pöid. Pane külje peale, näed. On tegelikult ju väga hea jalgadega hobune, seda on näha ja tagajalgade seis on ka väga hea, niimoodi, et see soovitud tagajalgade nurk, kannaliigese nurk ja sõrgatsi nurk. Nii et nüüd me saime ka jalad hinnatud, vaatame järgmise hobuse liikumist, käiguga otse. Jälle, kas hobune, Eesti tõugu hobune ka peab käima otse jalgadel, otse etteviimine. Ja hobune peab ka natukene võib-olla pikemalt veel käia, et siis saame näha. Et jah, hobune ei tohi kesijalgadega ei kerida. Nüüd ka äärmus on, kas ühtepidi sõuab, teistpidi kerib, eks äärmused kahe. Aga sellel on jälle see keskmine väga hea. Nüüd järgmine asi, mida me peame ilmselt Eesti hobusel ka hindama lineaarselt, tema käigu nõtkus. Et kas hobune on jäik käigul või on ta töötab kogu kehaga. Aga see hobune täielikult nõtke samm on kehaliiklus. Ja sammu pikkus loomulikult vaatame, kas ta on lühike samm või pikk samm. Need oleks sammude juures. Ja nüüd traavis ka vaatame, kuidas tema traavis liigub. Sama nagu on sammus, hinnatakse traavi pikkust, traavi nõtkust ehk impulss väga hea olema. Ja loomulikult ka lennufaasi, et hobune peab ja samamoodi hindame ka hüppeid, et kuna täna võib-olla me nii päriselt ei saa näidata, et suurematel ülevaatustel vaatame hüppeid põhjalikumalt. Aga ma arvan, et kui me hakkame niimoodi hobuseid hindama, inimesed esitavad nii hobuseid, siis me saame hobusest palju parema üldpildi ja aretajal, kasvatajal on rohkem informatsiooni oma hobuste kohta. Aitäh!